Tere, kallis, mul on nii hea meel, et sa oled siin täna meiega. Aitäh, et sa kutsusid mind. Nii tore on sinuga siin istuda. Täiega tore on. Nii tore, mul on nii hea meel, et sa kuidagi oled mu ellu tulnud siin viimase aasta jooksul ja tõesti meeldib sinuga siin istuda. Ma loodan ka, et sarnane tõmbab sarnast. ja, no sul on podcasti kogemust kindlasti rohkem kui mul muidugi, et... Ise ma nii kaugele jõudnud ei ole, et ma veel teinud ei ole seda, et kui ma vaatan praegu sind, siis see on mulle ka suur inspiratsioon ise nagu podcastidega alustada, sest rääkida mulle ju meeldib, et seda ma teen nagu igapäevaselt oma Instagramis ka, aga see on jah, väga-väga motiveeriv. Nii tore, ma täiega ootan, ma loodan, et sa teed selle ära. Jaa, kindlasti. Jaa. Räägi natuke, kui keegi meie kuulajatest ei peaks juhuslikult teadma, kes sa oled. Et millega sa täna tegeled? No kunagi ma defineerisin ennast lauljana, kuna minu üks laul siis sai Eesti üheks armastatuimaks siis armastuslooks, täiesti nii-öelda kogemata ja siis ma olin päris 9 aastat tegelikult muusikamaailmas ja kuidagi see meelelahutusmaailm, saan öelda praegusel hetkel, et see põletas mind täiesti läbi, et ma lihtsalt mingi periood sain aru, et see kõik, mida ma seal nagu taga ajasin ja taga otsisin, et see ei olnud absoluutselt mulle, et see ei olnud nagu see hingekutse, vaid see oli see, mida mu ego väga-väga-väga tahtis, et seda tähelepanu ja tunnustust, mida ma siis nagu ei saanud lapsepõlvena oma perelt ja need vajadused, mis mul rahuldamata jäid, ma siis üritasin nagu läbi selle seda rahuldada. Aga mul on hea meel, et elu mind nagu hoidis, et ma tegelikult ei saavutanud muusikamaailmas seda, mida ma oleksin tahtnud, sest võib-olla ma ei oleks kunagi nagu sellise sisemise arenguni, vähemalt nii sügava sisemise arenguni jõudnud, kuhu ma praegu olen jõudnud, ehk siis kuidagi muusikamaailmas olles veel ma sain nagu kogu aeg aru, et ma tahan väga-väga teha midagi lisaks, et ma tahaks teada, mis on minu kirg, sest kuigi ma laulsin, õppisin, siis see ei olnud nagu see, mis mind sütitas. Ja ühel hetkel ma hakkasin lihtsalt Instagrami postitusi tegema. Täiesti iga päev hakkasin postitama, pilte tegema, hakkasin alguses õppima, kuidas üleüldse teha nagu ilusaid pilte ja kompositsioone, sest minu jaoks visuaalne pool on alati hästi oluline olnud, et ma olen kõik oma muusikavideod ise välja mõelnud, kõik need singlikujundused ja kõik selle nagu läbi muusika siis ennast nagu väljendanud, aga siis, kui seda enam ei olnud, hakkasime seda tegema läbi siis fotograafia keele ja pidevalt ainult õppisin ja arenesin ja sinna juurde siis kõik see, mida ma oma sisemaailmast hakkasin jagama. Ehk siis ühel hetkel ma aina rohkem jagasin iseennast, seda, kes ma olen, kuidas ma mõtlen, kuidas minu arvates nagu inimsuhted on, mida ma õppinud olen, mis minu sisemine areng on ja kuidagi sealt nagu sujuvalt ma jagasin hästi palju ka enda teraapiakogemuste kohta, depressiooni kohta ja siis ma jõudsin lihtsalt oma sisemises arengus sinna kohta, kus individuaalteraapia lihtsalt nagu sein tuli ette, et mul ei olnud nagu enam midagi sealt saada. Ja mul on hea meel, et minu tollane terapeut õppis tegelikult pereteraapia väljaõppes ja ta suunas mind pereteraapia sisse juhatavale kursusele ja ma läksin nagu kohe, et mul ei olnud isegi kahtlust. Ja sealt nagu minu armastus pereteraapia vastu alguse saigi, et ma läksin ise kohe pereterapeudi juurde oma päritoluperega tegelema ja ma sain aru, et see sissejuhatav kindlasti ei ole minu jaoks nagu piisav, et ma tahtsin sellest nagu väga palju sügavamalt teada. Ja nüüd ma siis olengi perenõustaja ja õpin koos sinuga pereteraapia väljaõppes ja olen täiesti kindel, et see on nagu midagi, mis on üks minu tee, et kuidas see kõik nagu lõpuks välja tuleb, ma ei tea, aga see, mida süsteemne pereteraapia mulle annab, et ma ei ole midagi nii võimsat oma elus kunagi kogenud ja ma olen, oh my god, kui paljudes teraapiates käinud, alternatiivsetest alustades, lõpetades, ma ei tea, psühhiaatriga, kõik ingliteraapiad, kristalliteraapiad, floatingud, hingamised, no ma olen kõike proovinud. Et see otsing, nagu enda otsing oli nagu nii sügav, et ma nii väga tahtsin ennast üles leida. Ja mul on hea meel, et see nagu läbi pereteraapia on aina enam hakanud õnnestuma, sest see on nagu päriselt see, mida ma armastan ja äge on esimest korda elus teha midagi sellist, milleks ma ei pea ennast sundima, et ma lihtsalt loen neid raamatuid ja ahmin seda kõike teadmist endale sisse, kodutööde tegemist, ootan,
pereteraapia nagu kooli ootan, kunagi ma vihkasin kooli, nüüd on nagu hoopis teistmoodi, et ütleme nii, et välisest kestast päris sisemise siis nagu iseenda juurde, et see on nagu minu teekond olnud. Nii põnev, siin oli nii palju asju, mida tahaks korraks veel puudutada. Esimese asjana, et kuidas laulmine su ellu üldse tuli? See natuke mainisid, et sa tunned, et see kuidagi oli egost mõjutatud, aga sellel hetkel see ei olnud ilmselt teadlik, on ju praegu sa tagasi vaadates saad sellest aru. Aga kuidas see laul sinu ellu tuli siis, et miks just laulmine? Ikkagi päritolu perest, et mu ema oli laulja ja mu isa oli siis basskitarrist ja nad tegid koos bändi. See oligi see, mis neid nagu väga palju ühendas. Ja ma selles mõttes, et vanemad ei anna enamasti vähemalt selliseid asju nagu teadlikult edasi, et nüüd sinust peab see saama. Loomulikult seda on ka, aga vähemalt minu peres ei olnud seda, et see kõik oli täiesti alateadlik, et mina nagu tahtsin saada ka lauljaks nagu mu ema, et ikkagi kuidagi nagu väärida rohkem seda armastust, mida ma siis nagu mingil hetkel piisavalt ei saanud ja et kuidagi väärida seda tähelepanu ja seda on nii huvitav nüüd tagantjärgi vaadata, kuidas ma tegelikult sellest ise üldse aru ei saanud, et see ei ole nagu minu selline nagu minu kutsumus, vaid see on midagi sellist, mille ma olen lihtsalt üle võtnud. Et see oli nagu huvitav, et mulle tegelikult väga meeldib nagu laulda, aga mulle ei meeldi mitte kunagi kõik see, mis laulmisega kaasas käis, näiteks kuskil kontserdi andmine sellises stiilis, nagu see Eestis on, et sa reaalselt annad oma hinge välja ja siis keegi sööb samal ajal mingi kartulisalatit nagu. Ja sa lihtsalt oled seal, ma ei tea, miks ma siin olen, miks ma seda energiat endast välja annan ja see ei andnud mulle kunagi nii palju tagasi, nagu ma tegelikult välja nagu andsin. Aga ma ei tea, et kuidas see Tähtede seis niimoodi läks, et see Kas tead siis laul nii nagu tuntuks sai, sest see juhtus nagu niimoodi. Et selle ma ju kirjutasin oma tollasele kallimale, need sõnad siis, selle viisi, siis me koos kuulsime seda Itaalias ja mulle see viis ei meeldinud isegi mitte tollel hetkel. Aga ma kirjutasin selle laulu ju talle, et ma ei plaaninud seda üldse kuskile välja panna, aga kuna see kõikidele nii väga meeldis, siis ma panin ta lihtsalt YouTube'i ja siis laul ise läks sealt ja siis mul tuligi lihtsalt tööd 9 aastaks, oleks ka kauemaks jätkunud, sest ma praegu lihtsalt olen teadlikult juba üle aasta nüüd, peaaegu 1,5 aastat kõik esinemised ära tühistanud või nagu ei võta neid vastu enam, sest ma tunnen, et see lihtsalt ei ole see tee, mida ma nagu tahan teha, et aga laulmine on mu ellu toonud kindlasti nagu väga palju, hoopis nagu teistsuguse avarama sellise nagu loomingulisema poole, sest enne seda, kui ma laulmisega hakkasin tegelema, ma töötasin ju nagu hoopis teises valdkonnas, et ma olin ühel hetkel ju keskastme juht nagu IT-firmas, et ma tulin nagu hoopis teisest kohast, et tegelikult looming on alati minu sees olnud ja ma arvan, et see laulmisele keskendumine aitas sellel poolel nagu rohkem avarduda, et ühel hetkel, kui ma olin, ma ei tea, 22 aastane, siis ma ütlesin, et ma tahan saada tippjuhiks. See pole nagu üldse mina kuskil korporatsioonis töötada ja siis laulmise kõrvalt ma ju töötasin ka ühes tehnikafirmas Eesti koolitusjuhina veel, et mul oli nagu 2 sellist poolt ja ühel hetkel kuidagi on hea meel, et see korporatsiooni maailm nagu kadus täiesti sealt kõrvalt ära, sest see ei sobi mulle üldse. Vau, nii põnev, seda ma isegi ei teadnud. Me ei ole veel jutuga sinna jõudnud, praegu on meil enamus dinerid mööduvad sellist pereteraapia valguses. Ja, oota, aga kuidas sa siis sinna kõigepealt nagu peale keskkooli sa läksid siis kuskile kohe korporatiivsele tööle? Ma läksin tegelikult juba keskkoolis, et 11. klassis suvel ma läksin juba tööle. Mina olen pärit siis väga vaesest perekonnast ja mul lihtsalt ei olnud perel seda võimalust nagu, et mind toetada ja siis ma läksin nagu ise raha teenima ja sealt edasi ma läksingi nagu tööle ja see oli nii huvitav, kuidas ma nagu laulmiseni selles mõttes jõudsin, et kuidas mu esimene plaadileping oli. Seda on nii naljakas tagasi mõelda, et ma nagu unistasin selleks lauljaks saamisest ja käisin lauluvõistlustel ja siis Tivoli tuuris oli selline asi nagu Tivoli tuuri karaoke staar. Ja siis ma ei mäleta, kas see oli mingi Valga või kus kohas ma käisin laulmas seda Charlene'i see Run Away to the Stars ja siis ma võitsin sellega selle karaoke võistluse ja ma sain top 10-ilt plaadilepingu ja see plaat oli üks väga huvitav etapp mu elus, sest seal ei ole minust absoluutselt mitte midagi. Et see on nagu lihtsalt selline
huvitav. Aga huvitav, et ikkagi elu justkui tõi selle laulmise su teele sisse. Aga samal ajal, kui sa töötasid seal kuskil korporatiivses või ettevõtluses, et sellel ajal sa tegelikult juba unistasid natuke lauljakarjäärist? Ja kogu aeg, see oli minu jaoks see, et ma tahan kuulsaks saada. See on isegi laulja karjääris oli see, et ma tahan kuulsaks saada. Et minu jaoks nagu, kui ma oleks lihtsalt laulda tahtnud, et siis ma oleks võinud ju laulda lihtsalt ja nagu, no ma tean, et ma olen sõnade kirjutamises, mul on väga palju annet viiside kirjutamises, need tulevad mul ülilihtsasti, aga kuna mul ei ole nagu muusikalist haridust, siis see ebakindlus on nagu nii suur seal juures olnud, et ma ei ole tehniliselt piisavalt hea ja ma võrdlen ennast alati, ma ei tea, Beyoncé'ga. Et see ongi normaalne. On ju, et nagu, et come on, kui sa ennast kuuled ja kuulad Beyoncé, sa oled mingi, mu hääl tõesti ei ole väga hea. Et minu jaoks oli see üks suurim probleem, et ma ei olnud mitte kunagi rahul sellega, kuidas ma laulsin. Vahet ei ole, kui palju ma panustasin, et tegelikult ma alustasin hääleseade tunde ju 23-aastaselt. Et ma ei olnud enne seda hääleseadest saanud käiest, mul ei olnud perel tollel hetkel selliseid võimalusi. Ja see, tavaliselt ikka lapsed lähevad mingi 5 või 6 aastat hääleseadesse, siis mina hakkasin oma häält nagu treenima alles nagu niivõrd täiskasvanu eas, et see muidugi oli keerulisem, et ma tegelikult pingutasin selle nimel hästi-hästi palju, aga selle tasemeni, kuhu mina oleksin tahtnud jõuda, et mul on selline vabadus häälega nagu Ariana Grandel või ma ei tea, Beyoncé'l, et selleni ma ei jõudnud ja ma arvan, et see kui mul oleks päriselt ka nagu laulmine lihtsalt see, mida ma armastan, siis vahet ei ole, mis mustad noodid mul on või ma pool tooni laulan mööda nagu, et who cares, et ma oleks seda ise ikkagi nautinud, aga sellepärast ma nagu saan aru, et seal olid nagu mingid teised asjad ka taga, aga ma arvan, et see on ikkagi mingi väga-väga vajalik ja oluline osa minu elust olnud. No kindlasti kogu see loominguline pool, nagu sa ise ka ütlesid, et see on nii äge, et sa tegelikult kirjutad ise sõnu ja ka viisi on ju, et sa said selle loomingulisusega nagu rohkem kontakti. Jaa, absoluutselt. Aga kuidas sul täna on selle võrdlemisega? Täpselt sama. Täpselt sama. Et sellest see on mu üks eluunistus, et ma sellest kunagi mööda jõuaksin. Et enam mul oli ikka tõsine nagu probleem sellega, et ma ei olnud seal muusikamaailmas ja siis selles nii-öelda siis avalikus elus, kus ma oleksin tahtnud olla, et kõige kuulsam on ju. Et mul ikka kogu aeg selline tunne, et nagu I'm missing out ja kuidas nagu väärtusetuse tunne tuleb peale, et kui mind sinna ei võeta ja sinna ei võeta. Nüüd ma olen sellest täiesti üle saanud. Et mul nagu on jumala hea meel, et ma vaatan mingeid lauleid kusagil ja mõtlen, kui tore, et nad seda teevad. Aga ma ei tahaks näiteks seal saates olla, ma ei tahaks seda teha, et see lihtsalt ei ole minu tee. Ja ma loodan, et ma jõuan ka selleni, et ma ühel hetkel siis leian nagu selle päris hääle enda seest, mis nagu kuskil võib-olla mingis mõnusas kontserdi miljöös annan mingid mõnusaid kontserte, räägin sinna toredaid jutukesi juurde ja teen siukest nagu midagi päris hingele, et ma väga loodan, et ma jõuan selleni, aga hetkel on hoopis teine fookus. Aga samas sa ütled, et see koht on sama, et sa ikkagist täna võrdled ennast teistega või ei tunne, et sa oled piisavalt hea või? Häälega küll ja selles mõttes, et minu jaoks nagu on see, et kui ma nagu lauljana peaks midagi tegema, siis ma nagu ei viitsiks teha sellepärast, et mina ise ei ole rahul sellega, missugune mu hääl on. Et loomulikult ma pole nüüd mingi aasta aega enam hääleseadus ka käinud, et roostes on ta nagunii. Ma tean nii natuke, kui sa siin laulsid, mul oli kohe mingi, oh my god, laula veel. See oli nii ilus. Ja no ma arvan, see on see enesekriitik, mis veel vajab palju tööd, aga mul on lootus, et ma jõuan seda veel selle enesekriitikuni ka, et kes mind nagu selles osas nagu tagasi hoiab, et Aga no ütleme nii, et täna sa põhimõtteliselt ju enamjaolt põhitööna teed influenceri äri või sisu loomist, et kuidas seal on, kas seal see võrdlemise aspekt kuidagi käib suga käsikäes või oled sa sellest kuidagi saanud nagu ma olen sellest küll hakanud juba täiesti lahti saama, et ma arvan, et mida rohkem ma iseendaks saan nagu päris sügavalt iseendaks, et seda rohkem on nagu see, et ma teen lihtsalt enda asja, et vahet ei ole, kui ta saab mingi ägeda koostöö, siis mul on üli hea meel, mingite brändidega võib-olla on veel see, et ma tahaks nagu ka, aga ma täiesti juba aktsepteerin seda, et järelikult see pole mulle, et mulle tuleb midagi siis, mis on rohkem nagu minu. Et mingi hetk oli küll, et kui keegi sai kõik mingid kingitusi ja ma ei tea, mis asju, siis mul oli
mina olen siin nii mõttetu, mulle ei saadeta. Et nüüd ei ole seda enam üldse, nagu absoluutselt. Et selle üle mul on üli hea meel. Ja no ma mõtlen ka, et miks ma sellel teemal peatun, sest see on ikkagi nii suur osa inimeseks olemisest ja nii palju ma ise tunnen mind enda elus ja kui ma vaatan nagu inimesi enda ümber, et see nii väga mõjutab seda, mis me enda elus ära teeme, mis samme me teeme, mida me üldse enda elus ette võtame ja tegelikult see on hästi suur takistus nii-öelda olemaks ise, et tegemaks seda enda päris asja, sest see hirm on nii suur ja see võrdlemine on kogu aeg seal kõrval. Et kas sul on olnud mingi selline asi, mida sa oskaks välja tuua, et asi või paar asja, mis on sind aitanud sellest nagu üle saada? Ma arvan, et kõige rohkem selles mõttes ikkagi aitabki kõik see töö, mida ma olen teinud nagu pereteraapias. Et see lihtsalt on hakanud mul laskma minna nagu sügavamal enda sisse ja päriselt aru saama enda vajadustest, sest kui ma päris enda vajadustega kontaktis ei olnud, siis see oligi see, et ma lihtsalt ahmisin igalt poolt kõike, mis ma arvasin, mida ma peaksin tegema, laulmine, kõik see oli tegelikult see, et ma lihtsalt arvasin, et see on miski, mida ma pean tegema, sest mul ei olnud õrna aimu, kes mina olen. Et ma ei saanud nagu ülesse kasvades, mul lihtsalt vanematel ei olnud seda teadlikkust, minu vajadusi niimoodi rahuldada, nagu see oleks mind rahuldanud ja siis ma jäingi nagu selliseks nagu, mul pole õrna aimugi tegelikult, et nagu siuke täiskasvanud inimese kehas mingi 5-aastane laps, kes tegelikult ei saa absoluutselt aru, kuhu ta minema peab või mida ta tegema peab. Et see on nagu story of my life olnud. Vau, sa ütlesid nii hästi. Nagu täiskasvanud kehas 5-aastane laps. See on, ma arvan, väga paljud inimesed saavad sellega samastuda. Isegi kui nad seda endale ei tunnista, siis tegelikult tihtipeale see nii on. Ja. No mina ei näinud seda, kui ma tegin oma debüütalbumit, ma panin sinna alla nii palju raha, et ma olin lõpuks täiesti võlgades nagu. See oli nagu ebanormaalne tegelikult, miks inimene nii teeb, aga see oli minu nagu nii suur vajadus ennast tõestada seda, et vaadake, kui ägedat asja ma teen, mitte see, et ma teen seda enda jaoks. Ja siis jah, oligi nagu tõesti, seda oli nii palju lihtsalt, et kui nüüd, kui ma tagantjärgi vaatan ja tollel ajal ma ei saanud aru, ma läksin ikka närvi, kui inimesed ütlesid mulle, et see ei ole sina, mida sa teed ja see pole ikka sinu muusika ja et see ikka nagu ärritas mind, et nagu, et mida te tulete mulle ütlema, aga tegelikult see pseudomina, nagu me pereteraapias nagu seda väljendit kasutame, siis see tegelikult paistab välja. Inimesed tunnevad selle ära, see on lihtsalt taju, et sa tajud, et midagi temas on nagu off, et miski, mida ta teeb, ei ole nagu päris õige. Ja ma ei saa öelda, et minus seda pseudomina ei ole, aga kõvasti vähem kui kunagi. Et lihtsalt mõne inimesega nagu on see, et sa vaatad teda ja mõtled mingi, vau, kes sa päriselt oled, ma ei saa üldse aru. Et see ongi nagu see pseudomina tegelikult. Et minul oli seda kunagi ikka väga palju, ilma et ma ise aru saaks. Aga korra selle võrdlemise juurde tagasi tulles, et sina siis ütled, et üks hästi suur abivahend, mis on olnud, on see, et sa tegelikult mõistad ise ennast paremini ja saad enda vajadustest aru. Et siis just kui see võrdlemise moment, see vajadus võrrelda kaob ära. Jaa, sellepärast, et see päris mina osa tuleb nii palju rohkem välja, et sa saadki aru, et kuule, et see, mida keegi teine teeb, et see võib-olla ei olegi minu jaoks. Ja kui on, et siis see pigem inspireerib. Et pigem ongi selline, kui ma vaatan seda set-upi, mis sul siin on, siis minu jaoks on vau, kui inspireeriv, kui äge. Et ma tahan ka seda teha, mitte, et goddammit, see lazy siin tead. Et nagu ei tule seda kadedust enam sisse. Et mul on selle üle nagu väga-väga hea meel. Mitte alati see ei ole nii. Vahepeal tuleb kadedust ka, selles mõttes, et ma olen täiesti tavaline inimene nagu kõik teised, et ma nagu selles mõttes illusioone ka endale ei loo, et see, ma arvan, see on ikka normaalne elu, et isegi nendel, kes endaga tegelevad võib-olla rohkem, et ka neil tuleb neid tavalisi ja inimeseks olemise hetki väga palju ette. Jah, et kõik emotsioonid on meil tegelikult olemas, et ei kao need kuskile. Aga kuidas sa siis nüüd sealt laulja karjäärist, räägime natuke sellesse sisulooja karjääri, kuidas see üleminek sul toimus? Sa natuke nagu puudutasid, aga ma mõtlen, kuidas see sinu jaoks ikkagi tuli, et sa said aru, et
nüüd aitab ja nüüd ma lähen teen midagi muud. See sisuloome lihtsalt oli minu jaoks midagi sellist, mida ma tegin ilma sundimiseta. Et kui laulmisega oli see, et mul oli mingi keika, ma teadsin, et mulle meeldib seal laval olla, see on kõik nagu tore, aga ma pidin ennast ikkagi nagu sundima. See oli nagu minu jaoks ikkagi nagu mingi tüütu asi, mis on vaja ära teha. Ja mul ei ole sisuloomes mitte kordagi sihukest asja olnud. Et kõik see, mida ma kirjutan, mul on päris pikad tekstid Instagramis postituste all. Väga inspireerivad. Aitäh! Aga need on kõik sünnivad lihtsalt iseenesest. Et selles mõttes, et mul ei ole see, et ma nüüd istun maha ja hakkan tootma. Et ma lihtsalt kirjutan selle mingi kogemuse põhjal välja, et kas midagi, mis koolis nagu kuidagi kõnetab mind minu endaga seoses, need on alati kuidagi mingi minu kogemusega nagu seotud, et olgu see siis mingi kooli asi või midagi, mida keegi ütleb või teeb või mingi raamat, mida ma loen, et need lihtsalt kuidagi voolavad minust välja. Et sellepärast see kuidagi on nii lihtne on, pluss siis nagu kõik see visuaalse poole loomine, et kõik mu pildid on ju minu enda tehtud, et loomulikult mul on hea meel, et mul on nagu võrratu elukaaslane, kes mind aitab, kui mul on seda abi vaja nende piltide tegemisel, aga see kontseptsioon, et selle kõik panen ma paika, mul tekib nagu hästi lihtsasti visioon, näiteks on mingisugune toode, mingi bränd, kellega ma koostööd teen, siis mina teen koostööd ainult nende brändidega, kes päriselt mind kõnetavad ja kes päriselt minu jaoks nagu mingit lisaväärtust omavad. Et minu jaoks on koostööl alati mõte, et midagi pole teha, et need, mis ei kõneta, siis ma lihtsalt ütlen ära, et see ei ole nagu minu jaoks. Ja mul tekib kohe mingi visioon, et kuidas ma seda pilti tahan teha, kus ma seda tahan teha, see on minu jaoks nagu see ongi lihtsalt kirg, et ma võingi minna siin, kui olid väga ilusad külmad ilmad ja talvine paks lumis, ma lihtsalt 2 päeva käisin ja müttasin erinevates lokatsioonides pilte teha üksinda statiiviga, võtsin oma suured kotid, kompsud mingite riiete ja asjadega kaasa ja see oli lihtsalt nii äge, et see on nagu minu jaoks nii täitev, et ma võingi ennast kaotada tundideks ära, kui ma pilti teen. Ma võin ühte pilti teha, lihtsalt vaatan, oh my god, 1,5 tundi on läinud, et kunagi lapsepõlves ma kogesin ka sellist nagu tunnet, et kui ma näiteks õmblesin, et mul kadus ajataju ära või mängisin mingite nukkudega või tegin oma mingid, joonistasin paberile missivõistlusi. Et nüüd ma olen oma ellu leidnud samasuguseid asju jälle, millega ma kaotan ajataju ära, et see on minu jaoks nagu hästi oluline. Nii lahe ja ma olen, selles mõttes Instagram on ka äärmiselt ilus ja siis me mingi hetk vaatasime mingit pilte, ma ei mäleta, kus me istusime, see oli ka mingi, oh my god, see on sul kodus. Mõtlesin, vau, mis seti sa oled lihtsalt püsti pannud, et see tundus nii professionaalne, mõtlesin, see on kuskil stuudios kindlasti. Ei, ma teengi kodus, mul mingi, okei. Nii lahe, et sa oled leidnud selle enda asja, et see paistab täiega välja. Täiega. Et seda loomingut ja ilu on sust tõesti palju. Aga kui pikalt sa seda sisuloomingut nüüd oled teinud? Niimoodi, ma alustasin seda, ma arvan äkki 6 aastat tagasi või? Niimoodi, et ma arvan, ma aasta aega praktiliselt postitasin iga päev. Ja ma postitasin seda lihtsalt sellepärast, et mul ei olnud alguses koostööd, et see ei käinud nagu niimoodi, et nüüd kohe hakkas tulema, sest need pildid, mis ma alguses tegin, need olid väga kohutavad. Et minu ilu meele jaoks oli mingi, oh my god, see on nii jube. Aga ma olen nii palju ise nüüd nagu õppinud ja mul on lihtsalt nii suur huvi selle vastu olnud, et siis see aeg aitab ja arenemiseks peab nagu endale aega andma, et teinekord inimesed ongi võib-olla liiga kärsitud, et mingi, et oh my god, näe, tal on kõik juba olemas, aga iga inimene on tegelikult ju kuhugi jõudnud, ta on kusagilt alustanud, et palun minge vaadake 2012 aasta pilte mul Instagramis, siis te näete nagu, et kui on seda inspiratsiooni vaja ja pluss ega ma praegu ka ei ole mingi oma feediga nagu nii rahul, nagu ma tegelikult, nagu minu ilumeel nagu tahaks neid pilte teha, aga mul lihtsalt ei ole neid võimalusi praegu ja ressursse nii palju reisida ja ka tahtmist enam. Ja selleks, et hea pilt saada, on ikka väga korralikke valgustingimusi vaja. Ja nüüd ma selles mõttes kõike seda tean juba, et mida vaja on, aga mul ei ole alati võib-olla seda ressurssi, et neid asju nagu saada. Siis ma teengi sellisel tasemel, nagu ma praegu parajasti olen valmis ja suudan ja oskan. Aga tõesti, et jah,
et see on olnud selline päris pikk protsess. Aga kas see sisuloomise töö ongi põhimõtteliselt sinu ainuke karjäär täna peale perenõustaja muidugi, kelleks me peagi, me täna oleme juba perenõustajad, aga paar aastat on veel minna, et saada pereterapeutiks. Jaa, selles mõttes, et ma alustasin siis umbes 6 aastat tagasi, minu esimesed koostööd hakkasid tulema paari aasta pärast, et see võttis ikka paar aastat aega. Ja siis 3 aastat on mul olnud ikka juba väga palju tööd. Ja nüüd viimane aasta ma olen ikka tõesti niimoodi olnud, et mul ei ole mitte midagi muud kõrval. Et jah, on tõesti, ja detsember on hullumeelne kuu, ongi üliägedaid koostöid väga palju ja ongi võib-olla seda nagu contenti rohkem kui tavaliselt. Ja siis suvi oli näiteks jumalavaikus, et see käib nagu enda protsessidega ka, et ma olin suvel nagu väga sügavates protsessides ja siis reaalselt mul oligi nagu liiga palju aega iseenda jaoks, aga ma saan aru, et ma pidin seda, see aeg pidi mul olema, et ma saaksin nii sügavale endasse vaadata. Ja praegu ma seda teha ei saa, sest töö võtab ikka selle fookus ära ja siis on hea sinna ärevust maandada ja et selles mõttes on nagu huvitav, et igal juhul midagi lihtsat selles mõttes, et see kindlasti ei ole, et kui minule ei meeldiks sisuloome nagu, ja see ei oleks mu kiireks, ma kindlasti ei teeks seda, sest see on 24/7 töö. Et see on nagu, sa pead ikka kogu aeg olema online'is, sa pead jagama nagu päris palju, ja siis teinekord ongi lihtsalt see, et inimesed eeldavad, et ma jagan kõike, aga tegelikult ma jagan ikkagi ju mingeid osasid oma elust. Aga minu jaoks on hästi oluline, et mina oleksin nii läbipaistev ja aus, nagu ma vähegi olla oskan ja suudan. Et ma nagu tõesti endast mingit muljet ei taha kindlasti nagu kuidagi jätta, et ma olen parem või halvem, kui ma olen, et ma arvan, et see minu trump ongi see, et ma olengi täpselt selline nagu olen ja siis see kõnetab neid, keda kõnetab ja mulle ka väga meeldib see, nagu ma täiega naudin seda sinu feedi puhul, et mitte ainult feedi, vaid story'de, et ma tunnen ju sind täna ka nagu personaalselt ja sa oledki see, kes sa oled, minust see on nii imetlusväärne, see on nii äge, et sa oled seal see, kes sa tegelikult ka oled, et minu jaoks tuleb see hästi üle, et see ei lähe kuidagi nagu vastu olla, et see on hästi lahe, et sa seda teed. Aitäh. Et see ikkagi näitab, et sa oled iseendaga nende vajadustega ka vaata, ma arvan ikkagi päris heas kohas, et sa julged olla ka sotsiaalmeedias see, kes sa tegelikult oled, on ju. Ja see on päris palju tegelikult aega võtnud, et ma mäletan, kui ma alguses nagu, kui mu laul kuulsaks sai ja see nagu meedia huvilaviin mu peale lendas, et oh my god, kuidas ma ennast kontrollisin ikka, et jumala eest nagu kuidagi mingit vastuolu ei tekiks, et ma kõikidele ikka meeldiksin, et sest muidu ma ei suutnud nagu iseendaga olla, et ma pidin olema ikka nagu kõikidele meele järgi, et see oli hästi kurnav, et mul on hea meel, et ma sellest nagu olen välja tulnud ja leidnud nagu selle, mis mulle päriselt meeldib ja mul on hea meel, et see nagu saab ka olla minu sissetulek, et ma olen selle eest ikka väga tänulik elule. Kuidas sa ütled, et su elu on muutunud tehes nüüd enda kirge juba tegelikult viimased 6 aastat, ma saan aru, et mingi aeg 3 aastat oled sa teinud ainult nagu seda, mida sa tõeliselt armastad, on ju. Kuidas sa võrdleksid neid nii-öelda eri etappe enda elus? Appi, seda ei saa võrrelda. Ma olen täiesti teine inimene, nagu täiesti teine inimene. Alustades sellest, et ma lähen kell 10 magama, isegi vahepeal kell 9, ärkan hommikul vara, mul on oma rutiinid, mul ei olnud kunagi oma rutiine. Et minu jaoks nagu nüüd ongi see, et ma lähen magama vara, ma ärkan vara, ma teen hommikul jooga, meditatsiooni, trenni, käin pesus, söön. Mul vahepeal olid perioodid, kui ma oma plaati tegin, ma ei sööndki päeva jooksul, sest mul oli lihtsalt hektiline graafik, ma pidin ma ei öelnud ühelegi asjale ei. Mul ei olnud sellist asja, et ma ütlen ei, mul oli mingi, oh my god, fear of missing out, nagu, et ma pean kõigile jaa ütlema, et äkki see on see oluline võimalus minu jaoks. Nüüd on mul see, et ei, see ei kõneta mind, sorry. Nii lihtsalt on, et ma suudan öelda ei ja täiesti teha päriselt seda, mis mulle endale meeldib. Ja mul on nagu nii hea olla, et mul on enda jaoks nii palju aega, mul ei olnud kunagi enda jaoks aega, mul ei ole sükst asja elus olnudki, et ma nagu puhata oleksin saanud, sest ma hakkasin emaga mustika metsas käima 5-aastasest alates, ma olen kõik oma nagu elu suvet pidanud töötama, isegi talvevaheaegadel pidanud töötama, et nagu lisaraha teenida. Ja nüüd on lõpuks minu jaoks nagu see on nagu puhkus, et mu tervis on korras, ma olin varem nii tihti haige, et ja see oligi 3 aastat tagasi, kui ma olin iga kuu võskkoppa põletikus ja kõik need meningiidid, mis mul on 3 meningiiti,
noh, see, mäletan, kui ma esimest korda meningiidiga haiglas olin, see arst ütles, et see tõenäosus, et see nagu uuesti tuleb, no seda ei ole, et sisuliselt nüüd sul enam meningiiti ei ole, siis mul oli mingi, oh vau, mul õnnestus nagu 3 korda see haigus saada. Ja noh, kõik muu, kõik sõpruskond on nagu täiesti muutunud, et ikka inimesed, kes kuidagi nagu ei resoneeru, et nad on ikka täiesti elust kadunud. Et väga vähesed on alles jäänud, aga seda sügavamad need nagu suhted on ja kõik üleüldse lähisuhete tasand on nii sügavaks muutunud, et ma saan nagu oma kõikidest tunnetest nüüd oma lähedastele rääkida ja jagada ja ise nagu teadvustan ja märkan ja see on ikka nagu elukvaliteet on hoopis midagi muud, mis ei tähendaks, et mul ei oleks raskusi, mul on praegu ka elus meeletult raske periood, et meeletult keerulised protsessid, aga ma tean, et see on nagu kõik vajalik, et kui varasemalt ma olingi lihtsalt õnnetu ja ei teadnud, mis mind õnnetuks teeb, siis nüüd, kui ma olen õnnetu, siis ma saan aru enam-vähem, mis see on, millega mul tööd on nagu vaja teha, aga hästi, mul tõesti elus on palju rohkem seda rahulolu. Et segadust on palju vähem, et minu jaoks segaduse ära talumine ja selline nagu sellises kaoses elamine on hästi raske olnud. Ja miks ma seda teemat puudutan, sest minu arust on nii oluline, et inimesed leiaks üles ja julgeks teha seda, milleks nad siia tegelikult on tulnud. Et mul on selline sügav nagu veendumus, et meil on kõigil siin oma tee, meil on kõigil oma see kirg ja passion ja tegelikult sellel hetkel, kui sa selle otsuse oma elus teed, et sa seda rada lähed, nii palju muutub, nagu sa esimese asja ütlesid ka kohe, et seda ei saa võrrelda. Ja sa toodki välja, et see tegelikult mõjutab kõiki su eluvaldkondi. Ja see ongi see, et sul nii paljud asjad muutuvad lihtsalt tänu sellele, kui sa nagu hakkad tegema seda, mis sa päriselt südamest tahad teha. Et see nagu the benefits are so much greater, nagu kui sa isegi alguses ette kujutad. Täiega. Selles mõttes, et ma nii kadestasin neid inimesi, keda ma vaatasin, mingi, ma ei tea, geenitehnoloog näiteks, tegeleb seal oma mingi geeniteemadega ja uurib ja mingi kaotab laboris ajataju ja on lihtsalt mingi meeletu kirg ja avastab midagi. Ma mõtlesin, et issand, kui äge, nii tahaks ka midagi sellist kogeda. Ja nüüd mul on nagu see pereteraapia näol. Et ma olen nii tänulik, et ma julgesin nagu neid samme teha ja teha neid otsuseid, sest see oli ikkagi päris karm otsus tulla nagu põhimõtteliselt töölt ära niimoodi, et mul ei ole sissetulekut ja mul pole õrna aimugi nagu, mis mu sissetulek olema hakkab, aga nüüd mul ongi nii, et kui mul on raha vaja, siis mingi projekt tuleb ja see raha tuleb nagu. Et ma saan aru, et paljude inimeste jaoks ma olen seda nii palju kuulnud nagu ka oma lähisuhetes kunagi, et sa ei saa olla selline lillelaps ja umbes, et mida sa kujutad nagu ette ja et bla 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 manifesteerid on ju, siis asjad tulevad. Ma saan aru, et inimestel on erinevad reaalsused, aga see ei tähenda seda, et peaks nagu kellegi teise reaalsust tühistama, sest minu jaoks see töötab. Et minul see toimib väga hästi. Täpselt. Tulebki kuulata enda sisetunnet tegelikult alati ja teha seda, mis teeb sind õnnelikuks. Mitte keegi ei saa väljast öelda, mis sulle sobib või ei sobi. Ja nii on. Aga liigume nüüd edasi, et selle pereteraapia juurde. Et sa oled sisulooja, oled jätkuvalt on ju, ja siis sa kuidagi tundsid, et sa tahad nüüd midagi muud enda ellu, et jõudsid pereteraapiasse. Sa mainisid natuke, et sa oled teinud väga palju erinevaid teraapiaid. Oleks huvitav kuulata mõnda, mis sulle kuidagi on sobinud või sa tõid välja individuaalteraapia, kristalliteraapia. Kas muidu sa ikka veel teed neid jätkuvalt või need on jäänud täitsa sul nagu minevikku? Ma arvan, et see on täiesti, minu jaoks on vaimne maailm ka hästi olulisel kohal, et ma olen ikkagi nagu hästi tasakaalus nende kahega, et kui ühega liiga ära kaduda, siis see ei ole nagu ka kuidagi toetav. Aga praegu ka ma teen teatud periooditi mingeid energeetilisi tervendamisi, näiteks konstellatsioon on rohkem nagu selline energeetilisem võib-olla, et ta on küll ka hästi süsteemne nagu pereteraapia, aga lihtsalt natukene teises mõõtmes, mis on inimeste jaoks nagu tihti hoomamatu, aga kui keegi kvantfüüsikast nagu huvi tunneb selle vastu, siis ta tegelikult nagu kvantfüüsika võtmes on nagu igati loogiline, et meil ongi siin energiaväli ja see info on seal olemas ja kõik need, ma ei tea, bioresonantsteraapiad ja ma olen kõike proovinud. Ma olin ikka nii meeleheitel sellega, kui õnnetu ma elus olin ja kui halvasti ma ennast tundsin, ma proovisin kõike. Ükskõik, mu õde ütles mulle mingi, et näed, mingi klient rääkis sellest superhingamisest.
kohe panin aja kinni, mingi massöör kusagil ravivõimetega, kohe panin aja kinni, et see on nii huvitav, et meie üks kursuse kaaslane, ma olin tema juures ka ju nagu nii-öelda energeetilises tervenduses käinud, on ju. Et siis me nüüd põrkasime niimoodi pereteraapia võtmes siis uuesti kokku. Ma räägin, et mul on hästi palju asju läbi käidud ja kõige rohkem mind aitas tegelikult ikkagi individuaalteraapia, just see terapeut, kelle juures ma tollel hetkel käisin, et ma olen käinud varasemalt ka psühholoogide juures ja mulle üldse ei ole need nagu sobinud. Et ma hästi julgustan ka seda, et proovida erinevaid teraapiaid, sest nagu ma ei oleks jõudnud pereteraapia, kui ma oleks esimese korraga alla andnud, et mingi, mul oli halb kogemus, nüüd ongi kõik. Et hästi paljud teevad seda ja ma saan aru, et see tegelikult ongi nagu hästi hirmutav, et kui sa lähed kuidagi avad ennast ja siis saad nagu haavata, et see on nagu päris valus koht, kus olla ja mõned inimesed ei pruugigi sellest taastuda. Aga ma hästi loodan, et inimesed leiavad endast selle julguse ikkagi, et minna nagu uuesti. Et tõesti, ma tegin kõike ja ühel hetkel nagu, oligi nagu see lootusetu tunne, et ma tahtsin, et keegi teine mind terveks raviks. Et mul oli nagu kogu aeg see, et ma kuskilt kuulsin, ma ei tea, õde rääkiski näiteks, et ta käis seal ja siis ta sai sellise kehavälise kogemuse ja siis ma lähen juba sinna selle ootusega, et oh my god, see saab imeline asi olema ja siis mitte midagi ei juhtu ja siis mul on pettumus, on ju. Et mul on nagu hästi-hästi hea meel, et ma tõesti olin nagu valmis neid katsetusi tegema, aga et ma ringiga jõudsin ikkagi natukene võib-olla maisema teeni ka, sest pereteraapia minu jaoks annab hästi palju seda inimese tasandi loogikat edasi, et midagi ei ole teha, et ma olen siin inimese kehas, saan seda kogemust, mida ma siin saan ja mind mõjutab nagu väga palju selliseid maiseid asju, et kui ma oleksin lihtsalt nagu ma ei tea, tõmban nagu üks sõbranna ütles, et tõmban vaiba ümber ja elan metsas, on ju, et see on ka üks variant, aga ma arvan, et see lihtsalt ei rahuldaks mind. Et ma tahan saada ka loogiliselt võttes asjadest aru ja siis oma tajuga siis nagu neid toetada vaimsel viisil, sest kõik reikid ja ma ei tea, oi, kui palju asju ma olen proovinud. Nii huvitav. Väga huvitav, sellest võiks lausa eraldi saate teha, kus räägiks kõikidest erinevatest teraapiavormidest. Ma täiega samastun sinuga, et väga äge, et sa oled üldse selle tee ette võtnud ja nii julgelt proovinud igasuguseid erinevaid teraapiaid. Mina ka julgustan inimesi alati proovima ja isegi täpselt see sama aspekt, mis sa välja tõid, et isegi sama teraapiavorm, ehk siis näiteks individuaalteraapia, et kui sulle üks terapeut ei sobi, siis ei tasu kohe käega lüüa, sest tegelikult meil ei sobigi kõik terapeudid. Et lähed teise juurde, lähed kolmanda juurde ja siis saad aru, et see on minu inimene, kellega mul klikib, on ju. No minul oli vist 5 või 6 see terapeut. Ja issand, kui vinge. Kus sa selle kindluse võtsid, et sa alla ei andnud, et sa kuidagi läksid uuesti ja uuesti? Nii halb oli lihtsalt olla, et ma käisin periooditi, et oligi näiteks ühe juures käisin aasta või siis pool aastat ja näiteks mingi terapeut surus mulle peale, ma ütlesin, et ma ei taha rohkem kui korra nädalas käia, siis ta surus peale, et võiks ikka 2 korda nädalas käia ja siis ma kuidagi tundsin nagu siukest hinnangulisust ka ja olid mingid muud asjad ja siis ma jälle lõpetasin ära. Ja siis mingi hetk nagu see depressiooni nagu episood siis või kuidas ta nimetada läks nagu iga kord, kui ma depressioonis olin, see läks aina hullemaks ja sügavamaks. Ja siis mingil hetkel lihtsalt nagu mul on hea meel, et ma sattusin läbi baariteraapia tegelikult siis oma individuaalterapeudini, et ma käisin tegelikult oma tollase kunagise siis partneriga teraapias, kes lihtsalt ei tahtnud seda sama nagu teed käia, tal ei olnud nagu seda huvi. Ja siis mina jätkasin üksinda seal. Ja väga, see oli minu jaoks nagu andis mulle tollel ajal väga palju, et ma olen talle hästi tänulik. No muidugi tagasi vaadatuna võib öelda, selliseid kogemusi võib ka olla, et ma mõtlen, kui sina täna tagasi vaatad, kas sa ütled, et üldse nendel terapeutidel või ei olnud mingit kasu või äkki neil oli ikkagist mingi nagu oluline roll tollal hetkel? Kindlasti oli, ma lihtsalt praegu ei saa sellest aru, et ma arvan, et minu teadlikkus tollel ajal oli lihtsalt nii madal, et ma ei märganud nagu missugused muutused mu alateadvuses nagu toimuda võiksid, aga ma olen kindel, et ma ei oleks siia jõudnud, kus ma praegu olen, kui mul neid kogemusi ei oleks olnud. Et ma arvan, et minu teadlikkus hakkaski tõusma nagu päriselt, ma hakkasin asjadest paremini aru saama ikka mingi, ma arvan, üle 3 aasta tagasi, et kui minu jaoks nagu toimus suhte purunemine ja ikka esimest korda nagu kogesin nii suurt südamevalu ja
ja sealt edasi ma hakkasin nagu päriselt iseendaga kontakti saama. Et enne seda ma kõik lihtsalt mingi otsisin ja siuke nagu täpselt päris ise ka aru ei saanud, mida ma nagu tegin ja mida ma ei teinud. Aga see oli minu jaoks murdepunkt. Et see pani nagu päriselt endasse vaatama ja päriselt endaga nagu hoopis teisel tasandil nagu tegelema, et ma olen tollel ajal, see oli kohutav. See oli siuke valu, mida mitte kellelegi ei sooviks, aga nüüd ma olen selle kogemuse eest südamest tänulik. Et see viis mind tõesti päriselt iseendani. Tihti nii on ja mul tuli kohe chills, aga kahjuks on ja nii, et need valusad kogemused tihtipeale on siuke kiirtee iseendani. No võiks ju olla teisiti iga kord, kui mul on lihtsalt mingi mega halb periood ja mul lihtsalt on tunne, et ma enam ei taha seda elu nagu ja mul on nii halb olla, siis mul nagu natuke lohutab see mõte, et okei, siit tuleb mingi väga oluline murdepunkt ühel hetkel, aga eks see mingil määral on nagu enda valik ka, et need kogemused kuidagi nii rasked on, aga lihtsalt ei oska teisiti. Aga ma korra tahaks seda ka öelda, et nende teraapiate osas, et minust tihtipeale vähemasti minu kogemus on selline, et ikkagist on hea nendes käia, seda teha, sest isegi kui sa ei saa aru või tollal hetkel ka võib-olla sa mõtlesid ise ka, et kurat, see ei meeldi mulle ja mis asja ta ajab, on ju. Aga millegi pärast sa tegelikult käisid seal ja millegi pärast, ma saan aru, et isegi mõndates pool aastat ja aasta, on ju, et see tihtipeale me ei saa aru selles hetkes, mida see meile annab või mida see teeb. Ülivinge on, kui sa tegelikult ikkagist teed neid asju. Ilma, et sul oleks mingi totaalne selgus või arusaam, et mis see nüüd siis mulle peaks head tooma. Aga esimene samm on samm. Ma arvan, et see on tegelikult hästi oluline, sest mingis hetkes nagu ise selle sees olles, tegelikult see on tõesti normaalne, et sa ei saagi aru, mis sinuga toimub ja mis sinuga muutub, sest nagu need muutused toimuvad nii sügaval alateadvuse nagu sellel ajutasandil, kuhu me lihtsalt ei näe, et enamik inimesi funktsioneerib teadlikus seisundis mingi 15% kogu oma elu ajast, nagu 85% kõik on nagu alateadvuse nagu suunatud ja see on täiesti normaalne, et siis palju selliseid teraapia mõjutusi toimub nagu kusagil, kus me seda lihtsalt ei näe. Täpselt. Aga tulles nüüd selle pereteraapia juurde, et räägiks natuke täpsemalt, tänane teema on meil tegelikult see, et kuidas meie päritolu pere on meid mõjutanud ja hea meelega kuulaksin natuke sinu lugu, sest tegelikult sa isegi tead täpsemini, mida see tähendab, sellepärast, et sa oled ju koos minuga väljaõppes ka, on ju. Et kuidas sa täna sellest aru saad ja kas sa üldse tegelesid nende teemadega enne pereteraapiat, oli sul juba seal konstellatsioonidest ilmselt mingi arusaam, et päritolu pere mõjutab meid? Ma läksin konstellatsiooni pärast. Okei. Et ütleme nii, et see on minu jaoks olnud vist üks elu suurim moment ja elu suurim avastus, et mu juured mõjutavad mind. Et nagu väga paljud inimesed seda teevad, oli minul ka oma perega täielik cut-off, mis ei tähenda seda, et ma ei suhtleks nendega või oleks nendega suhelnud. Ma arvasin, et mul on oma perega väga head suhted, aga tegelikult meil ei olnud suhet. Me nägime üliharva, me ei rääkinud päris teemadest, me ei rääkinud tunnetest, me ei rääkinud sellest, mis on olnud, nagu lähedust absoluutselt ei olnud. Ja nii naljakas on tagasi mõelda, et kuidas ma üldse sain arvata, et see on nagu okei. Et ma olen ju pool oma isast, pool oma emast ja pool nendest nagu mõlemast suguvõsast, kus on olnud oma mustrid, traumad, meeletult nagu kaotused, igasugused erinevad sündmused, et kuidas ma nagu arvasin, et need mind ei mõjuta. Et nüüd selle teadlikkusega ma saan aru, et kõik, mis ma olen, ongi minu pere ja ongi see, kus ma tulnud olen. Et huvitav on neid erinevaid raamatuid ka nagu lugeda, olgu need konstellatsioonide teemalised või siis ka peremustrite teemalised, et kõige rohkem mõjutavad meid need mustrid, mida me ei näe ja mida me ei teadvusta. Ja see ongi nii, et reaalselt nüüd, kui ma teadvustan mingeid mustreid, mis minuga kaasas käivad, siis ma saan neid peatada, ma saan nende muutmisega tegeleda, see on küll väga selline pikaajaline protsess ja käib nagu siuke vaikselt, samm-sammult, on ju. Aga ometigi ma vähemalt näen, et need ei suuna ja ei juhi mu elu, et nüüd, kui ma nagu tagasi mõtlen, et ma arvasin, et mina olen oma elu nagu autojuht sisuliselt, olen ise roolis, valin ise, mida ma teen,
aga tegelikult ma olin lihtsalt nagu tagaistmel ja ei saanud mitte midagi aru, kuhu me sõidame, mida me teeme, sest minu suguvõsa mustrid olid roolis ja kogu elu nagu põhimõtteliselt oli minu kontrolli alt ja minu käsutusest täiesti väljas. Et seda on nüüd tagasi vaadates, seda on nagu nii selgesti näha, aga tollel hetkel see lihtsalt, seda ei õpetata ju koolis, see on nagu kooli teemadest niimoodi puudu, et rääkida, kuidas tegelikult inimsuhted meid mõjutavad ja see kasvamine ja midagi teha ei ole, on ju, et inimesed ei saa kõiki vajadusi lapsepõlves rahuldatud, isegi kui need vanemad on hullult palju olemas, aga väga palju inimesi on ikkagi sügava sellise emotsionaalse hüljatuse traumaga, nagu ka mina, sest mind kasvatasid üles vanemad, kellel oli endal sügav emotsionaalse hüljatuse trauma, keda kasvatasid üles vanemad, kellel oli endal see ja nii edasi ja nii edasi, et nüüd mul on nii hea meel, et ma tean oma sugulasi, ma tean oma sugupuud, ma tean kõiki inimesi, kes seal on. Ma ei teadnud varem mitte midagi. Ma ei teadnud oma vanaemadest, ma ei teadnud oma tädist, ma ei teadnud oma poolõest isegi mitte midagi, et lihtsalt nagu nii tugevad läbilõigatud suhted, et muidugi pole ime, et mul ei olnud absoluutselt seljatagust, et see, mida ma tegin nagu oma paari suhetes, ma püüdsin täita lihtsalt seda auku, mille minule oli nagu jätnud see pere puudumine. Ja aga partner ei saa olla sulle ema, isa, õe, venna ja tädide, onude ja kõige muu eest, et ta ei saa sulle seda armastust lihtsalt anda, et nüüd on seda nagu nii hea aru saada, aga mis ei tähenda muidugi, et ma teoreetiliselt saan kõigest aru, aga et need mustrid mind enam mitte kuidagi ei mõjutaks. Ikka mõjutavad muidugi. No ja sa ütlesid hästi olulise punkti, et tegelikult need mustrid on väga pimedad. Ja kuidas sa siis sellega tegeled, kui sa tegelikult isegi ei tea, et sul see on ju. Et see võtabki väga palju aega. Aga kuidas sina oled neid mustreid siis nii-öelda avastanud, et kui inimesed tahaksid siit, ma loodan, võtta mingid tarkusterad enda ellu kaasa, siis mis sa ütleksid, millest võiks alustada, kuidas võiks neid mingeid siis pimedaid mustreid justkui saada pinnale tuua? No mina nagu selles mõttes väga ei usu sellesse, et osad inimesed nagu ütlevad, et oi, et ma kuidagi mõtlen selle peale rohkem või vaatan seda teisiti, et siis hakkavad asjad muutuma, et ütleme nii, et teisiti vaatamiseks on sul vaja mingit teistsugust perspektiivi või mingisuguseid teisi teadmisi, et mina enda kogemusest tean, et väga hea muutuste looja on teraapia. Et midagi ei ole teha, et see aitab hullult hästi seda muutust nagu tuua ja mul tulevad ihukarvad püsti näiteks, kui ma kuulen kedagi ütlemas, et keegi kolmas inimene või keegi teine inimene ei saa mind aidata, sest tema ei tea minu kohta nagu rohkem kui mina ise, et ma saan aru, et inimestel on see illusioon, et nad on hästi unikaalsed ja ainulaadsed ja seda kõige paremas mõttes ma nagu tahaks öelda, et inimeste mustrid on nii korduvad, et lihtsalt see, mis on sinul, on nagu teisel ja kolmandal ja neljandal inimesel täpselt samamoodi ja psühholoogia ja kõik see nii-öelda inimeste suhete nagu uuringud on ju, neid on tehtud nii palju ja selles mõttes see aitabki võib-olla sellel kõrvalisel isikul aidata inimesel märgata enda pimedaid kohti, sest kui sa selle sees oled, siis sa ei saa sellest aru. Ja ma mõistan, et osade jaoks see teraapia võib olla liiga suur samm, aga siis on raamatud. Et minu jaoks nagu raamatud aitavad sõnastada hästi tihti ja neid mõtteid, mis on minu sees nagu tunnetuslikul tasandil olemas, aga mida ma nagu ei oska sõnadesse panna ja siis ma loen mingi raamatu läbi, siis mul mingi oh my god, keegi kirjutas minu mõtetest, et nii tore. Et ma arvan, et ikkagi mingit välist muutust ja välist vaatepunkti nagu on vaja, et toimuks muutus, sest kui sa teed ühte asja kogu aeg samamoodi, kuidas sa saad oodata erinevat tulemust. Et see on nagu loogika vastane. Ja see on hästi hea point, mis sa välja teed. Ma isegi ei oleks osanud kohe nii hästi ise vastata, ma siin sinu käest küsin küll, aga sükseid sügavaid küsimusi, aga tõesti, selles mõttes, kui ta on meil pime koht, kuidas ma ei saa ükskõik kui palju ma omast arust selle jaoks aega ei võta ja kas või tee mingit journalingi või kirjutamise harjutusi või analüüsimise harjutusi või meditatsioone. Väga raske on jõuda selleni. No okei, meil on jah, aga ütleme nii, et holistiline teraapia jällegist on kõrvaline inimene, kelle juures olekul ja suunamisel need asjad võivad tulla üles, et see on hästi hea point tegelikult, et neid kolmandaid isikuid on meile juurde vaja just nimelt selle perest, et nad näevad asju, mida meie ei näe. No midagi ei ole teha selles mõttes, et me võime nagu eeldada ja loota ja oodata, et
et see juhtub kuidagi iseenesest, aga mina oma elus seda ei ole näinud. Loomulikult on erinevaid teid, on ka mingid juhuslikke valgustumisi ja juhuslikke, ma ei tea, ego kukubki kokku nagu Eckart Tollel on ju, aga ta on ainult üks inimene, et ma hea meelega oleks ka tahtnud, et see oleks mul niimoodi juhtunud, aga ei ole õnnestunud, on ju. Et selles mõttes kindlasti mind on aidanud raamatud ja teraapia ikkagi kõige rohkem. Aga räägime natuke ikkagi nüüd sinu lapsepõlve või nendest sinu mustritest, et kuidas sina kasvasid, sa natuke mainisid, üks hästi oluline teema nüüd mul tuli meelde, mis sa rääkisid, millele tahaks tähelepanu pöörata, et sa ütlesid vaata, et sul oli cut-off. Aga et siis nagu täpsustada seda, et see cut-off, nagu sa ise ka ilusti kirjeldasid, et tegelikult te suhtlesite, suhtlus oli, aga see, millest meie räägime, on tegelikult see, et süke emotsionaalset lähedust ei ole pereliikmete vahel, on ju. No see on nii tavaline, kui vaadata pealispinda, vaatad mõnda perekond, et issand, kui ideaalne perekond, teevad kõike koos ja nii ühtne ja nii armas. Aga siis, kui hakkad seda lähemalt vaatama, siis on tegelikult see, et mitte kellegi tunded näiteks ei ole lubatud, tunnetest ei räägita mitte kunagi, räägitakse ainult poliitikast ja kõikidest kolmandatest isikutest ja emotsioone pole ja kõik on nii lukku keeratud, et läbi lõigatud suhe ja tõesti, nagu sa ütlesid, see cut-off ei tähenda seda, et ma nüüd mitte kunagi sulle enam ei helista, me pole 30 aastat rääkinud, et minu jaoks on ka see, et inimene ütleb, meil on väga head suhted, et me helistame sünnipäevade ajal ja näeme jõulude ajal. Kus see suhe siis nagu on? Mul oli täpselt sama, ma nägin oma isa varem 2 korda aastas. Jõulude ajal ja siis, kui ma käisin korraks nagu Sõmerpalu motokrossil Eesti Vabariigi hümni laulmas ja kõik, reaalselt see oli kõik. Ja siis ma hakkasin nagu selle kõigega tegelema ja ega see teekond ei ole ka kõige meeldivam loomulikult olnud, et millegi muutmine, mille sees sa oled üles kasvanud, ega see on väga keeruline selles mõttes, et hakata aru saama, mis asi on üldse üle seotud ja sulandunud suhe. Ma ei saanud sellest aru, et minul oli oma emaga näiteks üle seotud suhe ja nüüd vaikselt selle protsessi käigus mul järjest tuleb nagu üles seda, et mida see tegelikult tähendas minu jaoks emotsionaalselt, kuidas see mind muutnud on, kuidas see mind kujundanud on. Et see on protsess, et see võtab aega, et kui sul kõik info tuleks korraga, ma arvan, et aju plahvataks, et inimene ei elaks nagu, inimese teadvus ei elaks ka seda kõike ilmselt üle, et sellepärast nagu ka teraapias käimine ei ole ka niimoodi, et sa lähed sinna 1 korra ja siis sind tehakse korda. Et mina olen praegu käinud oma perega teraapias nüüd 2 aastat, selles mõttes, et ise siis nagu individuaalis, pluss siis nagu vastavalt vajadusele käivad ka minu pereliikmed minuga seal. Ja kõrvale on olnud ka baariteraapiat, enne seda nagu ka täpselt need psühholoogid, et see ikkagi mõned inimesed käivad ikka aastaid, et muutused nagu toimuksid ja juurduksid ja et need mustrid välja tuleksid, sest terapeut ei ütle sulle, ta ei lao sulle kõiki asju kohe letti, sellepärast, et nagu ta ujutab sind muidu lihtsalt niimoodi üle, et sa ei ole valmis seda vastu võtma. Et minul täpselt samamoodi, ma saan väga hästi aru, et minu terapeut annab mulle täpselt selle info, ta suunab mind sellest infost ise aru saama, et mina oleksin valmis nagu seda nägema, mis minuga toimub, mis mind mõjutab. Et sellepärast on ka nagu teraapia järjepidevus on hästi oluline, et muidu sa lihtsalt ei jõua nende taipamisteni. Ja ülioluline punkt jällegi, mis sa välja tõid, et saadagi aru sellest, et tegelikult see kõik võtab aega. Ja ma lihtsalt tahaks teise asjana öelda, et inimesed tegelikult ei peaks sellest ära kohkuma, sellepärast, et parem on, kui sa alustad, sellepärast, et tegelikult kunagi ei tea ja need väiksed muutused, mis selle teekonnal on, need juba on väga suured muutused sinu igapäeva elus, sinu emotsionaalses elus. Et see, et me siin praegu räägime, et teraapia võtab aega, jah, ta võtab aega, muutused võtavad aega, aga samas see on nagu nii-öelda one step at a time. Sa tegelikult sul läheb kogu aeg paremaks ja jälle avastad midagi uut, et see küll on teekond, aga elu ongi teekond selles mõttes, et me nagunii kõik liigume ühte radapidi on ju. Ja inimeste vajadused on ju nii erinevad. Mõni lähebki teraapiasse, ta saabki ühest korrast mingist puntrast lahti, asipuntrast, mis tal oli ja ongi kõik on ju. Aga minu vajadus oli ikka sügavalt kõigest aru saada, et iga inimene ei lähe pereterapeudiks õppima on ju, et selles mõttes tuleb nagu aru saada, et see ongi väga okei, et see, mis on sinu vajadus, ongi
ongi nagu normaalne, et võib-olla sa ei tahagi käia nagu nii kaua, käidki mõned korrad, saad midagi kätte, võib-olla siis teed pausi, lähed uuesti, et see vastuvõtlikkus, et milleks inimene valmis on, see on ka lihtsalt ju nii individuaalne. Ja selles mõttes seda tuleb täiega austada, et mitte minna üle enda piiride või olla hästi kontsentreeritud sellele mingile eesmärgile, et ma nüüd tahan, et mul oleks kõik korras, et nagu seda ei juhtu, see on illusioon. Ma olen proovinud seda ei juhtu, nii et. Jah, seda ei juhtu ka täpselt. Aga sa nüüd natuke mainisid sellest üleseotud suhtedest emaga, et mida see täpselt tähendab? No, kuidas see sinu kogemus oli? Kui ma nagu üritan seda nii lihtsasti selgitada, nagu mina seda praegu nagu tajunud olen, siis see üleseotud suhe tegelikult nagu tähendabki seda, et mingil põhjusel isa on jäänud kõrvale ja minu peres oli see, et mu isa oli alkohoolik ja temaga juhtus nagu raske õnnetus, mis tähendas nagu seda, et ta jäi nii-öelda põhimõtteliselt töövõimetuks, aga tema aju tegelikult taastus, aga kui ta oleks saanud head psühholoogilist abi, ta oleks kindlasti kiiremini taastunud, aga tollel hetkel need olid 90-ndad lihtsalt, et ega põhimõtteliselt me pidime selles rängas traumas lihtsalt ise hakkama saama ja ise välja ujuma. Ja see on täiesti arusaadav, et tegelikult kui sul ei ole nagu partnerit kõrval, kellele sa saaksid nagu toetuda, siis sa seod ennast oma lapsega üle, et sa paned oma partneri rolli, paned oma lapse, mida mu ema ka täiesti alateadlikult tegi, sest tema oli ka seal kunagi olnud, on ju. Ja see niimoodi nagu põlvkonniti käib, need mustrid päranduvad lihtsalt edasi, midagi ei ole teha. Ja nüüd ma saan aru, et mida see mulle emotsionaalselt nagu tähendas, oli see, et mul ei tohtinud olla nagu oma tundeid. Et mitte, et mu ema oleks seda mulle öelnud, mu ema on imearmas inimene, ta andis endast nagu kõik, mida ta oskas ja ta tegi nagu nii head tööd, nagu ta oskas ja ma olen väga tänulik selle kõige eest. Aga lihtsalt see, mida mina vajasin, oli midagi muud. Ja üleseotud suhte nagu kõige suurem tunnus ongi, et seal ei ole nagu sellist teise inimese tajumist, et teise inimese mina kaob ära, et praegu, kui ma vaatan ennast nagu paari suhtes, et siis paari suhe mudeldab täiesti minu suhet nagu minu päritolu perega näiteks. Et sa nagu näed, et sa hakkad paari suhtes tegema samasuguseid asju, et täiesti alateadlikult hakkad nagu üritad nagu kellegile meele järgi olla ja kuidagi hakkad nagu tajuma mingisuguseid siukseid konfliktikohtasid seal, kus neid tegelikult võib-olla ei ole. Et mulle nagu meeldis see, et kui ma lugesin mingist paaridega seotud raamatust, et 90% paaride konfliktidest on tegelikult mingid välised, lapsepõlve ja muud teemad, 10% on ainult see, mis on nagu paari suhte osa. Eks sa tegelikult lahendad kogu aeg oma pläusti, mis sul paari suhtesse nagu kaasa näiteks tuleb. Et see on, jah, selles mõttes on keeruline olnud seda märgata, et vau, et mul puudub piiride tunnetus, et ma ei saa aru, kus üks inimene lõpeb, kus teine lõpeb, sest mu peres ei olnud seda, et on piirid. Et kõik oli sulandunud mass, oligi üks mingi suur egomass ja nii oli, on ju. Et ei olnud seda, et sul on mingid vajadused siin, ei, sul on need vajadused, mis minul on. Et keegi seda muidugi sõnades ei öelnud, aga et see on tunnetuslikult nagu kujunes nii välja. Ja see on ju tegelikult, ma kujutan ette, et ega sa ei saanud ju sellest aru. Selles mõttes, et kui me ju nii kasvame, on ju, see on meie jaoks normaalsus. Täiesti normaalne ja me võime nagu terve elu niivis ära kulgeda, et me isegi ei saa aru, et see muster meid saadab. Aga mul oligi niimoodi, et ma ei saanud näiteks aru sellest, et kuidas keegi tahab midagi minust erinevat. Mul oli mingi, aga minu jaoks on see nii, ma tahan seda nii teha ja et sina ei taha nagu, et mis sul viga on. Et täiesti nagu täpselt selline tunne, et vau, et see on ikka väga imelik inimene. Et ei tahagi siin minuga sulanduda, et nagu siin on midagi väga valesti. Et aga seal juures ongi nii huvitav, et sulandumisel siis nagu mõtled, et kõik peaksid tegema asju minu järgi, aga seal juures sa ise kohandud teiste inimeste järgi. Täpselt samamoodi. Et sa, ei ole midagi teha, et sa võtad endale tegelikult täpselt sama tasemega inimese. Et sa ei lähe endale partneriks võtma seda, kes tundub sulle imelik ja ei taha sinuga sulanduda, vaid sa võtad täpselt teise samasuguse, kes oskab seda sama mustrit ja siis te koos lihtsalt põrkute ja see on nagu minu jaoks nagu ongi nii naljakas seda vaadata ja mõelda. Sorry, et ma segan, jah. Ei, et need paari suhted vaata lähevad nagu täpselt ühesuguseks. Et need mustrid nagu kanduvad lihtsalt üle, et vahet ei ole, kes see inimene sul vastas on, et see muster on täpselt sama. Mul lihtsalt tekkis siin see mõte vahepeal, kui ma hakkasin segama, et see väliselt võib välja näha täiesti vastandlik.
et tegelikult on mõlemad sulandajad, on ju, või nii-öelda ka kohanevad. Üks siis võib-olla natuke dominantsel moel, teine võib-olla nõuab natuke rohkem, ütleme mis mõttes, et palun tee nii, aga teine inimene võib-olla sellega, et ta on vait, ta ei räägi, ta ei näita ennast, et justkui kui sa väljast vaatad peale, siis tundub, et täiesti erinevad inimesed, aga tegelikult mõlemad nagu üritavad omal viisil nii-öelda kohaneda selle partneri järgi või sellel viisil, mis nende arvates siis, või mis see nende muster on ju. See ongi täpselt sama, et inimesed lihtsalt nagu põhimõtteliselt kasvavad üles 2 erinevat viisi, et kunagi ma lugesin seda Harville Hendriksi raamatut Teekond soovitud armastuseni, mis on imeline kokkuvõte nagu paari suhetest, mis räägib väga, väga hästi tegelikult ära ka neid lapsepõlve nagu teemasid. Ja tema seal nagu väga hästi kirjeldas, et kuidas nagu see eemalduja siis nagu üles kasvab, et eemalduja kasvab siis põhimõtteliselt üles nii, et kui tal on nagu vanem või siis tema see peamine hooldaja, kes ei lase tal mitte midagi teha nagu, et ta on kogu aeg nagu liiga tema juures, et nagu tahab minna ise avastama väikse lapsena kuskile teise tuppa, ema kohe jookseb mingi, mis sa nüüd seal teed, on ju, mis suga nüüd juhtub, et seda lihtsalt on selle lapse jaoks liiga palju, et see ema lihtsalt võtab kogu tema mina nagu enda alla ära ja siis paari suhtes ta nagu selleks, et üldse ellu jääda, siis ta põhimõtteliselt nagu tõmbubki nagu täiesti eemale ja sulanduja nagu mina on siis see, kelle seda esmast hooldajat lihtsalt ei ole talle emotsionaalselt ja ka füüsiliselt olemas, et ta lihtsalt nii väga vajab seda, et ta lihtsalt mingi, oh my god, nagu kus sa oled, et ma tahan siin avastada maailma, aga sa pead olema nagu selles safe distance'il minu jaoks, aga sind ei ole ja siis sa nagu nii hullult hakkad sulanduma ja teiste külge klammerduma, et sa saaksid seda ja siis tõmbuvadki need 2 tükki kokku, üks tahab lihtsalt nagu teise külge klammerduda, teine tahab minna temast nii eebale kui võimalik ja siis ongi paari suhte konfliktid. See on nagu story of my life. Aga no ütleme nii, et mulle tundub, et seal all on ikkagi see, et mõlemad üritavad omal viisil seda suhet hoida. Jaa, muidugi. Et nagu, jah, et ikkagist on, et see, et kumbki ei ole parem või halvem. Et selles mõttes see, kes nagu eemaldub, üritab seda suhet hoida ja see, kes klammerdub, üritab täpselt samamoodi seda suhet hoida. Ja mõlemad kohanevad. Mõlemad ei ole tegelikult nagu enda minas teadlikud sellest, mis on nende päris vajadused, ei suuda neid kuidagi otsa sõnastada, et mõlemad on tegelikult kohanejad. Ja ongi nii. Et lihtsalt erineval viisil. Täpselt. Et see ongi lihtsalt see, kuidas nad on nagu kasvanud ja välja kujunenud on nagu, nad oleks võinud minna nagu emba kumba pidi, aga see lõpptulemus nagu, mis see sisu on tegelikult täpselt sama. Et kumbki ei tea, kes ta päriselt on ju. Ja siis just, kuidas sa saad olla nagu, kuidas saabki olla mingi terve ja sügav suhe või lähedane suhe, kui sa nagu tegelikult, sul polegi võimalik olla sina ise, et sa lihtsalt ei oska seda ja sinu partner samamoodi ja siis see on ikka päris karm pinnas nagu konfliktideks ja kõigeks, kõik võib minna seal nagu valesti ja tavaliselt lähebki kahjuks. Aga kuidas sa täna toimetad, kui sa neid mustreid näed ja sa oled nendest teadlik, et kuidas kas see on täna su suhet mõjutanud või üldse suhteid ka vanematega? No täiega. Minu jaoks on see ikka nagu väga suur kontrast. Loomulikult ma ei saa öelda, et nüüd kõik oleks nagu ideaalne, sest see on teekond, mis kestab ikka terve elu, et kui minu närvisüsteem on minu varajases lapse eas niimoodi välja kujunenud, nagu ta on, siis paratamatult ma olengi hetkeseisuga vähemalt ärevama närvisüsteemiga, et ma olen enda jaoks nagu seda ka väga palju nagu teadvustanud, et tegelikult need traumad ja kõik see, millega ma tegelen, et see vajab ka kehalist tööd. Et kehasse talletuvad kõik need asjad ja on vaja siis ajule ja kõigele anda nagu aega nendeks muutusteks ja ma olen kindel, et neid kõiki on vaja nagu võimalik nagu parandada, aga võib-olla mingi eelsoodumus või mingid eeltingimused jäävad ikkagi nagu kuidagi alles. Et mina nagu väga kergesti lähen näiteks sinna sümpaatikuse reaktsiooni, mis on siis see võitle või põgene, et see on olnud minu jaoks siuke hästi tuttav koht, kus ma terve elu olen olnud, eks. Aga jaa, et kuidagi praegusel hetkel ma tegelen kehalise tööga, tegelen peretööga ja nüüd ma nagu saan aru juba, et kus mul mingid asjad vajaka on, kus ma võiksin veel võib-olla panustada. Ma näen, et ma tahan oma suhet oma õega veel parandada, aga ma ei ole veel sinnani jõudnud, et läheb aega, et nüüd ma oskan endale anda aega juba.
ja ülitore on see, et kui ma saan näiteks oma isale rääkida, mis mul parajasti elus toimub, et mul on väga raske aeg ja et mul on siin selline teema õhus, et ma ei tea, mis saab ja mul on ikka väga halb ja siis mu isa ütleb, jaa, ma saan aru, ma ei rääkinud oma isale mitte midagi, täiesti, me vahel oli nii tugev nagu cut-off, kui veel sai olla. Ja emaga täpselt samamoodi, et ma oskan talle juba öelda, et ta ei lohutaks mind ja ta ei üritaks nagu mu tundeid pehmendada, vaid lihtsalt kuulaks mind ära, kui ma talle jagan midagi ja oma tunnetest räägin ja see oli nii imeline kogemus, kui ma oma emale isale sain nagu teraapias rääkida, mille kõige peale ma nende peale vihane olen. Et ma mõistan, absoluutselt mõistan neid, miks see kõik nii läks meie elu siis nagu ta läks, aga see ei tähenda seda, et minu tunded on seal ebaolulised. Et väga tihti inimestel see süütunne ja lojaalsus vanemate ees ei lasegi üldse vanemate vastu mingit viha tunda. Et see ongi lihtsalt nii tugev, et sa ei pane seda tähelegi, et umbes, et oi, ma ei taha oma isa umbes paluda selleks või tolleks, et tal on niigi raske. Kes oled sina, et otsustada? Küsi oma isa käest, las ta ütleb sulle, kuule, mul on liiga raske, ma ei saa sind sellega aidata. Ja see ongi see sulandumise teema, et ma ise tean, mina tean, mida sina tunned. No just, on ju. Ja seda kõike ma olen hakanud nii tugevalt muutma ja loomulikult see kandub absoluutselt igale poole üle, et nagu mu üks sõber mulle ütles, et minuga on ebamugav koos olla, sellepärast, et ta tunneb ennast läbipaistvana. et ta tunneb, et kui ma nagu midagi jagan või räägin, et siis et esiteks ma näen nagu kõik need tema asjad läbi ja teiseks ma ise olen nagu võib-olla mõne inimese jaoks liiga aus, liiga otsekohene, mis tähendab lihtsalt seda, et nemad ei tule toime oma tunnete ja oma reaktsioonidega, mida see nagu ülesse toob. Aga minu jaoks igati positiivsed muutused. Et neid on nii palju, neid tõesti on palju. Et mul on selline tunne, ma peaks hakkama ise ka neid kuidagi ülesse kirjutama rohkem, et ühel hetkel nagu saaks sellest raamatu kokku, kuidas kõik mustrid on muutunud ja mis asi on täpselt muutunud, sest inimene on selles mõttes nagu keeruline olla, et kui sul mingi seisund on ja see muutub, siis tegelikult sa ei saa teinekord isegi aru, et midagi muutunud on, sest sa harjud nii kiiresti selle uue olukorraga ära. Ja, et teinekord on vaja nagu teadvustada, et kuule, ma olin sellel hetkel seal kohas ja nüüd olen siin. Et see muutus on nagu nii suur olnud, et selles mõttes on nagu tore sinuga siin ka sellest rääkida, et annab endale ka ajule seda signaali, et kuule, tegelikult asjad on ikka sa oled ikka väga tubli olnud, Helen. Nii tubli olnud, et ma käisin enesekaastunde kursusel või enesehoolivuse kursusel ka, kus ma siis ka õppisin rohkem enesekaastunnet, mida mul oli väga-väga vähe. Nüüd on ka ikkagi veel vähe, aga rohkem. Et ma õpin ka enda kiitmist, et see on ka minu jaoks veel protsess. No väga tubli tüdruk. Mul oli just täna postitus sotsiaalmeediast sellest enda hoidmisest ja nii huvitav, et see läheb kokku ja väga oluline. Aga mis sina ütleksid siis, et kas sa soovitaksid inimestel tööd teha ikkagist enda seljatagusega, et see või vaata, inimestel on tihtipeale raske nagu minna sinna selja taha. Sa just kui tahad tegeleda sellega, mis sul on siin ja praegu valesti. Et kuidas sinu see enda kogemus on selle najalt, et kui suured muutused ikkagist tulid sellest, kui sa hakkasid suhteid muutma oma seljatagusega ehk siis vanematega? Kõik muutused tulidki sealt. Reaalselt kõik. See, mida ma nagu tegin individuaalteraapias ja lahendasin mingisugust pinnapealseid probleeme, see ongi pinnavirvendus. Need tulevad kõik selja tagant. Et sa võid tegeleda selle probleemiga, aga sul tuleb täpselt samasugune uuesti. Sellepärast, et see on muster, mis sulle neid erroreid nagu ette viskab. Ja kui mina läksin tegelikult nagu pereteraapiasse, ega ma ei teadnud ka täpselt, mida ma sinna tegema lähen. Ma arvasin, et mul suhted juba niigi head, aga ma olin lihtsalt nii ummikus, et ma tahtsin nagu aru saada, et kas on veel midagi, kust ma nagu leiaksin nagu neid vastuseid. Ja tuli välja, et pereteraapia, et läksin kõigepealt siis täiesti individuaaltööd tegema selles mõttes, et hakkasingi tööd tegema nende igapäeva ja selliste argiprobleemidega, kust edasi lihtsalt terapeut väga oskuslikult suunas mind nagu et kust need nagu asjad on tulnud ja kust need mustrid pärinevad ja siis ma läksin juba ise poole aasta pärast sinna pereteraapia sissejuhatavale kursusele, kust ma sain ka juba hästi palju uksi avanes nagu sellest kursusest
ja ma arvan, et see võikski võib-olla nagu orgaaniliselt käia, et kui inimene nagu saab aru, et oh my god, et mul elu on ikka ilgelt ummikus ja nagu ei ole mingi, et mis asja ma nende ema või isaga sinna tegema lähen, siis loomulikult pereterapeut võtab ju vastu kõigepealt sind, ta kuulab kõigepealt sind ära, mis on sinu vajadus, mis segadus sul on, et üleüldse hakata aru saama ja aimu saama, kust need asjad pärinevad, sest mina poleks alguses esimese hooga kindlasti valmis olnud, et ma nüüd lähen kohe oma ema, isa, õega sinna. Ei, ma esimest korda kutsusin oma vanemad võib-olla aasta pärast seda, kui ma olin juba käinud iga kuu 2 korda vähemalt pereterapeudi juures. Tundub, et mul ikka oli seda asja, mida seal lahendada. Ja nüüd põhimõtteliselt 2 aastat peaaegu võttis aega, et ma jõuaksin ikkagi vihani. Et selle vihani, et ma olen ikka vanemate peal ikka väga vihane. Et see on olnud jah selline teekond, jah. Ja see on ka hästi oluline punkt, mis sa tegelikult juba enne välja tõid, et meil on lastena nii suur lojaalsus vanematel on ja et justkui et ma ütleks ühe nagu tähelepanekuna, mida võiks inimesed kasutada tšekkamiseks, et kui sa tegelikult kogu aeg õigustad enda vanemaid, et ei ma saan aru ja neil oli ka ikka raske ja okei, mingis hetkes see mõistmine ongi okei ja tegelikult me tahame kõik sinna jõuda, et me mõistame. Aga see ei tohi olla ilma selleta, et meil oleks olnud see kontakt selle vihaga, sest olgem ausad, kõik vanemad teevad vigu. Mitte ükski vanem ei suuda olla kogu aeg perfektne, see on isegi nagu minu arust kuskil teaduslikult ära tõest, ma ei tea, kasuta lihtsalt loogikat. See oli see, et lastel on päevas 300 vajadust ja kõige tublim vanem suudab täita umbes 50, nii et. Exactly. Et midagi sellist on ju, et me ei suuda vanematena olla enda laste jaoks kogu aeg olemas, see on võimatu. Ja et see on täiesti normaalne, et lapsed on oma vanemates pettunud. Ja tegelikult meil peaks olema see kindlustunne, et me saame sellest oma vanematega rääkida. Jah, ei ole mõtet olla süüdistav või tuleb valida, kuidas nendest tunnetest rääkida loomulikult, aga lihtsalt, et minna kontakti sellega, et see on täiesti okei. Me kõik oleme oma vanemates pettunud ja see on okei. Väga oluline asi, mis ma siis ikkagi tahan siin pika jutu kokkuvõtteks öelda, et hästi oluline on aru saada, et tuleb lubada seda viha ja pettumust vanemate vastu. Ja, sest ma nagu kuulen ka nii palju seda, et ma ei saa oma emale seda öelda, ma ei saa talle öelda, et see või too või sa pead vastutama lapsena oma vanema tunnete eest. Tema on sinu vanem, saagu ise hakkama oma tunnetega. Seda kõige paremas mõttes, midagi ei ole teha, et me arvame teinekord oma vanematest nagu vähem, kui nad on, nad saavad suurepäraselt tegelikult oma tunnetega hakkama. Mu ema isa ei läinudki ära, kui ma neile oma viha jagasin. Nad jäid täiesti kohale, ma sain oma elus täiesti teistsuguse ja uue kogemuse ja see on üks mu imelisemaid kogemusi üldse elus. Ja tõesti, nagu sa mainisid ka, siis see ei pea käima nagu läbi süüdistamise ja see ei viigi mitte kuhugi, sest inimesed lähevad süüdistamise, ründamise peale alati kohe kaitsesse, aga terapeut tegelikult aitabki, juhendab aga vanematega ja üleüldse nagu sellistest teemadest rääkima, et sa nagu oskaksid ja õpiksid uutmoodi rääkima siis oma tunnetest et ja piiride seadmist ja kõike seda, mis selle juurde käib, et need on ühed elu kõige vajalikumad oskused. Ma ei saa aru, miks mulle koolis õpetati nagu, ma ei tea, hullu pööra mingisuguseid aineid ja siis lihtsalt kõige vajalikemaid asju ei õpetatud. Nüüd oleme meie siin. Me saame nüüd teha seda viia ikkagist inimesteni rohkem, normaliseerida neid teemasid. Ma loodan ka. Aga kas on veel midagi, mis sa tunned, et oleks oluline jagada? Ma arvan, me võiksime siin mitu päeva rääkida. aga ma arvan, et väga-väga olulised punktid said öeldud ja ma siiralt loodan, et see on nagu kellegi jaoks julgustav või inspireeriv ja aitab nagu ka algust teha, kui seda juba ei ole tehtud ja võib-olla leida ka iseennast rohkem, sest kui sa leiad iseennast, siis sa leiad kõik. Tegelikult nagu mitte midagi rohkem ei olegi vaja, sest kõik tuleb kuidagi iseenesest pärast seda.
üks hästi oluline asi, sa ei ole veel meie saateid näinud, aga nüüd teeks sellise asja, et minu jaoks on hästi oluline, et inimesed lihtsalt ei kuulaks seda ja üks asi, kuidas ma üritan seda viia ka praktikasse natuke rohkem, on see, et siin saate lõpus tõmbaks kokku niiviisi mingi 3-4 nõuandega, mis sa ütleksid, mis oleks sinu soovitused, mida inimene võiks teha. Et siinkohal ma julgustan kõiki panna korra see lindistus pausile ja võtta märkmik ja kirjutada üles ja päriselt teha neid asju või kas või ühte nendest, et enda elu natukene muuta. Et mis oleks näiteks 3 paar nõuannet, mis sul oleks inimestele kaasa anda? Ma arvan, et üks väga oluline asi on, et võtta iga päev natuke aega iseendale. Kui rohkem alguses ei saa, siis 5 minutit. Kui rohkem ei saa või isegi 5 minutit ei saa, siis 2 minutit. Lihtsalt panna silmad kinni, tunnetada oma keha, tunnetada iseennast oma kehas lihtsalt, kus su varbad on, kus su sõrmed on, mis aistingud seal on. Ja hea oleks, kui see aeg on nagu 30 minutit ja ma pean silmas sellist aega, kus ei ole telefoni, kus ei ole mitte kedagi su kõrval, sa oled täiesti üksinda, sul ei ole raamatut, sul ei ole telekat, sul ei ole arvutit, ainult sina ise. Sest nendel hetkedel, nendel vaikuse hetkedel hakkab tekkima nagu see ruum, kus sa üleüldse saad võib-olla paremini kontakti endaga. Et see on väga-väga oluline. Ja mingid väiksed sellised olulised rutiinid, et tõesti, kui ei taha hommikuti joogat teha, siis kas või ma ei tea, üks venitus, niimoodi, et sa hommikul tuled üles ja teed mingid 3-4 asja enda jaoks, teed voodi näiteks ära, venitad enda keha, pesed hambad või teed endale, et see loob ellu natuke struktuuri juurde, et tihtipeale nagu kuidagi annab see sellise tunde, et sul on ka enda elu üle rohkem kontrolli, et see annab ajule väga-väga head sellist nagu tunnet, et sul on kontroll nagu justkui oma asjade üle. Ja ma soovitaks ikkagi leida aega raamatute lugemiseks. Et inimesed, kes tahavad nagu kasvada ja areneda, et see annab mingisuguse uue mõõtme juurde, et sa saad lugeda kellegi elutööd, nagu põhimõtteliselt keegi on lihtsalt nii palju kogemusi kokku pannud ühte raamatusse, et see on nagu tasuta õpe, mida keegi on lihtsalt terve elu nagu vaeva näinud selle nimel. Et see on üks äärmiselt hea asi, mis võib väga palju aidata. On sul ka mingi konkreetne raamatusoovitus? Vihatants, Harriet Lerneri oma siis Harville Hendrixi Teekond soovitud armastuseni on minu jaoks sellist 2 täiesti must-be raamatut ja Eckhart Tolle Uus maailm oli ka võrratu. Et need on, ma arvan, et ühed minu kõige lemmikumad. Aga on sul nüüd paar nõuannet anda ka selles osas, kui inimesed tahaks hakata natuke rohkem aru saama enda seljatagusest, teha tööd oma vanematega, mustritega? Mina ei oleks ise seisvalt seda tööd osanud teha, et ma ikkagi soovitan selleks leida head terapeuti või siis lugeda tõesti seda Harriet Lerneri Vihatantsu, sest see on üks imeline raamat, kus on pereteraapia sisu, põhimõtteliselt kogu see sisu võetud kokku väga lihtsast keeles, et seal ei ole keerulisi termineid, seal on kõik nagu hästi kergesti ära seletatud. Et kui alustada, siis mina soovitaksin alustada sealt, et ta annab ülihea vaate. Super, aitäh sulle, Kallis, sinuga nii põneval, ma loodan, et me teeme veel. Ja kindlasti. Aitäh. Aitäh kuulamast.